Pujaga! No nii, tagasi. Järgmine nädal vahetus ning kuna huvi oli inimestel nii suurus, 200 inimest vaatas, meeletu, ma tean, siis why not võtame järgmise nädalavahetusele ka teid kaasa. Ja mis te arvate, kuhu me see nädalavahetus läheme? Paide. Ja me oleme jõudnud Paidesse ja kui te vaatate ringi, siis nagu oleks midagi sarnast eelmise nädalaga. Tõepoolest, me oleme jälle siin Paide kesklinnas eheda ruumi alal ja võrreldes eelmise nädalaga mul on hea meel, et siin on kordades rohkem inimesi kohale tulnud, sest et nüüd toimub õige arvamusfestival. Ma igast arutelust, mida me vaatame, ilmselt ülevaadet ei hakka tegema, see on teie jaoks liiga igav, aga vaatame natuke üldist melu ja homme on meil endal arutelu, mida me modereerime, räägime vaimsest tervisest selliste ägedate inimestega nagu Andrei Zevakin ja Sandra Raju näiteks. Nii et sellest võib olla väike pikem ülevaade, aga seniks vaatame jälle meile omaselt paar ägedat klippi arvamusfestivalist. Markus, kuule, ole hea, juhata meie klipid sisse. Kas nad võiksid olla need inimesed, kes kritiseerivad või analüüsivad? Kuulge, mis te arvate? Kas Eesti YouTube'i sisuloojad toodavad tegelikult sisu ka või on see lihtsalt meelelahutuslik content, mida on tore kuskil söögi kõrvale vaadata? Selja taga on praegu Paljas Porgand ja Roomet Poom, kes räägivad sellest, et kumb mõjutab last rohkem, kas õpetaja või influencer. Tahaks öelda, et õpetaja, samas ma tean, et see reaalsus on influencer, aga kas influencer reaalselt ka mingit hariduslikku sisu toodab? Ma kahtlen selles. Mis sa arvad? Kas koolis 5 minutes later. Kui muud moodi ühiskonnavahelist lõhet ei ole võimalik parandada, siis vähemalt arvamusfestivali ilm toob erinevad ühiskonna vanusegrupid kokku. Kui veel 15 aastat tagasi oli ka 3 hours later. No nii, me käisime pool tundi Paide peal ringi selleks, et otsida endale söögikohta, sest juhuslikult täna arvamusfestivali esimesel päeval, kus saaks põhikassa, ei toimi pooltes kohtades kaardimakseterminal. Aga me ei ole üldse nõudlikud pealinlased ega midagi, läksime, kõndisime, otsisime. Poolteist tundi läks aega, et söök saada ja ära süüa, aga õnneks oligi selline väike vahepaus meil tore. Ja nüüd seisime, mis oli 10 minutit võib-olla heal juhul, liiga kaua järjekorras ainukese kassa taga Konsumis, et osta endale üks jäätis. Ja nüüd läheme kuulame presidendi juttu. Nii et ma ei tea, kas sul on täna sarnane päev nagu mul, aga meie päev on põnev. Vahepeal oli torm, nüüd on päike, jäätis ja Paides on inimesi rohkem kui Maxima avamisel. Aga vaatame, mis nüüd järgmine arutelu endast kujutab. Me peame hoidma sellist ümbritsevat keskkonda, et 2053 see Eestis, ma arvan, et meil võiks olla umbes midagi sellist nagu täna on, et me oleme endiselt selline ilus roheline oaas, kus on tegelikult loodus- ja majandushuvid küllaltki hästi tasakaalustatud võrreldes paljude teiste riikidega. No, kui nüüd päris pilvedesse minna, siis võib ütelda seda, et Eestil on 2053 palju suurem territoorium, mis on täna, sellepärast, et me oleme mitu tehissaart rajanud Liivi lahte ja Suurde väina ja nii edasi. Esimene päev arvamusfestivalil on läbi, täna oli selline rahulik, saime tiksuda vaata erinevaid arutelusi, aga homme laupäeval läheb mölluks, sellepärast, et meil on 2 arutelu ja lisaks sellele hommikul enne esimest arutelu teeme poliitikutega väikse sellise hommikukohvi, et arutada olulisi teemasi, nii et vaatame, mis homne päev endast toob. Päev number 2, südamesahver, kohe istume maha otsustajatega ja uurime nende käest, mis nad arvavad sellest, et Riigikogus ei ole veel noorte toetusrühma. Meie arvates võiks, vaatame, mis nad ütlevad. Aga kahjuks ei ole mul sellest teile klippi jagada, sellepärast selliste arutelude juures ei ole väga mugav rääkida, kui sul mingi kaamera pidevalt filmib. Küll aga läks meil hästi, mis tähendab seda, et mine tea, äkki noored saavad Riigikogus tulevikus veelgi popimaks, kui nad seda praegu on.
Nüüd vaatame, mis sai vaimse tervise arutelul, kus me rääkisime Sandra Raju, Andrei Zivakini ja ministeeriumi esindajaga noorte vaimsest tervisest. Let's go! Me oleme siin noorte alal, nüüd kohe hakkab noorte vaimse tervise arutelu, mis riigis on muutunud ja vaatame, mida meie mõjuisikud räägivad. Ma modelleerin seda koos Mikuga. Mikule, tule korra siia. Kuidas tunne on? Kuule, päris hea, et meil on rahvast on, loodame, et tulevad ka sisulised ettepanekud ja vaatame, kuidas siis noorte vaimset tervist parandada. Teeme ära. No nii, meil hakkab teema kohe pihta, ma võtsin endaga Zeva siia kaasa. Kuule, räägi, kuidas tunne on? Kuule, rahulik, mõnus ilm on. Tegelikult ma olen väga üllatunud, et nii suur festival on. Selles mõttes, mingi pool Paidet on kinni selle. Aga noorte vaimne tervis sinu jaoks? No pigem on. Selles mõttes ma arvan, tegelikult sellest nagu väga palju räägita. Kõik elavad mingisuguses, ma ei tea, sellises välja mõeldud maailmas ja kus tegelikult nagu reaalsust nagu väga palju räägiti, nii et selles mõttes on suht oluline tegelikult, et seda teemat nagu käsitletakse. Ja ma olen nagu õnnelik, et ma saan nagu ise sellest rääkida, sest ma olen tegelikult päris palju ikka läbi elanud seda, nii et saan äkki oma kogemusi jagada. Kuule, aga teeme ägeda arutelus. Ma olen ka. Davai. Oled rõõmus selles hetkes või õnnelik selles hetkes ja rahul selles hetkes, kus sa praegu Vanuses seisus, kus sul praegu on? ära kasutada ja see on selline tore sõna nagu residents, mida paindlikult peaks tõusma, et kui sul tuleb kõigil tuleb ei ole sellest, riigil ei ole väga head sellist statistikat ja seda statistikat ei saa ka Boom, arutelu on läbi, rääkisime noorte vaimsest tervisest ja minuga on siin Sandra Raju, tšau! Tšau. Kuule, muljad? Väga äge, mul on hästi raske konkreetset vastuste andmisest, sa pead seda kõvasti lõikama, mulle tundub. Aga mulle meeldib, et sellest räägitakse ja mulle meeldiks rohkem, kui nüüd läbi selle vestluse ka mingisugune reaalne tulem oleks. Kuule, aga eilses klipis ma andsin üleskutse inimestele, mis nad arvavad, kas suunamudijad reaalselt sisu ka toodavad või sa näed meelelahutuslik osa, mis sina näiteks tulevikus, kas, ma ei tea, kunagi sinu tegemistega võib näha midagi vaimse tervise teemalt ka, ma ei tea, kuskil Instagramis või et sina hakkad selle eest seisma. Kas sul tekkis mingisugune mõju nüüd sellest arutelust? Väga konkreetne samm oli see, et me juba rääkisime Sotsiaalministeeriumi esindajaga ja ma usun, et esimesed sammud on tehtud. Väga poliitiliselt korrektselt öeldes. Super, no võt, nii et mõjuisikud ikkagi huvituvad vaimsest tervisest, aitäh sulle? Absoluutselt, me oleme ka inimesed. Alati on toredad need eksprompt asjad, millest sa saad teada enam-vähem 1,5 päeva enne, kui see reaalsus toimub, nii et nüüd ma lähen filmime ühte klippi, vaatame, kas ma seal puusalt rääkides saan hakkama sellega, mis minult oodatakse. Eesti Noorteühenduste Liit on katusorganisatsioon eestlastega. Ei peagi olema esiteks ühesugused ja kõigil ei pea meeldima see aktivisti karjäär. See on selline lumepalli efekt, selline haigus, mida ma kutsun aktivismiks, see aina kasvab. Ja Arvamusfestival on selleks korraks peaaegu et läbi saamas meie grupi jaoks. Üliägedad 2 päeva on seni olnud, ma ei hakka üldini sisusse langema, läheb muidu igavaks, aga nagu te näete, siis lähme ühise rivina hanerivis sööma ja peale seda veel koju. Võib-olla kiired kommentaarid siin puhketelt arutelu vedajatelt, kuidas läks? Normid rahvast oli, inimesed arutasid kaasa ja ma arvan, me saime nagu sisendit ka, et reaalselt kuhugi nii, et midagi ära teha. Ja rahvas, kuidas emotsioonid on? Fabritseeritud emotsioonid, aga sellega on Arvamusfestival läbi. Tšau! Markus, kuule!